Enne autode leiutamist olid kõige võimsamatel kuningatel ja keisritel juba väga uhked ja väga kallid tõllad ning nad ei kasutanud neid ainult reisimiseks. See oli ka nende rikkuse, võimu ja kõrge staatuse sümbol. Tänapäeval ulatub mõnede alles jäänud tõldade hind miljonite dollariteni ja teisi peetakse väga väärtuslikeks ajaloolisteks saareteks. Selles videos uurime 10 kõige muljetavaldavamat iidset tõlda, mida kunagi kasutasid mõned ajaloo võimsaimad juhid. Aga enne kui alustame arutelu, palun vajuta sellele videole meeldib ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Number 10. Tutanhamoni kuninglikud tõllad. Vana-Egiptus. Aastal 1922 avastas arheoloog Howard Carter. Howard Carter avastas Egiptuses vaarao Tutanhamoni haua. See on üks tähtsamaid arheoloogilisi avastusi ajaloos, sest hauakambris olnud esemed olid peaaegu täielikult säilinud, olles suletud üle 3000 aasta. Üks kõige muljetavaldavamaid leide oli noore vaarao 6 kuninglikku tõlda. Enne hauakambrisse viimist võeti need hoolikalt lahti, et need mahuksid kitsastesse koridoridesse. Seejärel pandi need sees uuesti kokku koos kuldesemetega. Relvad ja muud väärtuslikud esemed, mida usuti, et kuningas saab kasutada teispoolsuses. 6 tõllal oli erinev otstarve. Mõned olid mõeldud kuninglikeks tseremooniateks ja kaetud kullalehega, millel olid kujundused, mis kujutasid Tutanhamonit sõdalase ja jahimehena. Oli ka kergemaid tõldu, mida usuti kasutatavat jahil või isegi lahingus. Ka nende valmistamisviis oli muljetavaldav. Puitu aurutati, et seda oleks lihtsam õigesse kaarde painutada. Tänu sellele muutus kogu raam tugevamaks, ilma et see raskemaks muutuks. Ratastel oli 6 kodarat, mistõttu olid need kergemad ja vastupidavamad võrreldes teiste iidsete tsivilisatsioonide vanade täisratastega. Veel üks selle kõige nutikamaid disaine oli põrand. Täispuidu asemel kasutasid egiptlased põimitud nahkrihmasid. See aitas vähendada vankri rappumist. Teisisõnu, neil oli juba lihtne vedrustussüsteem olemas üle 3000 aasta enne, kui leiutati kaasaegne auto. Siiani kuuluvad Tutanhamoni vankrid maailma vanimate täielikult säilinud kuninglike vankrite hulka. Need ei olnud ainult vaarao võimu sümbolid. Need on ka tõestuseks, kui kõrgel tasemel olid inseneriteadus ja käsitööoskused Vana-Egiptuses enam kui 3300 aastat tagasi. Number 9. Krooni kuldne tõld, Ühendkuningriik. Kui rääkida maailma kõige kuulsamast kuninglikust tõllast, siis peaaegu miski ei suuda ületada Ühendkuningriigi kuldset riigitõlda. Esmapilgul võib kergesti arvata, et see on tehtud puhtast kullast, sest kuhu iganes sa ka ei vaataks, näed peaaegu ainult kuldseid kaunistusi. Aga tegelikult ei ole see täiskuld. Royal Collectioni andmetel on selle põhikorpus valmistatud puidust, mis on lihtsalt kaetud õhukese kullalehega. See tehti selleks, et näeks välja väga rikkalik, kasutamata liiga palju puhast kulda. Selle tõlla lasi esmakordselt valmistada kuningas George III aastal 1760. Peaaegu 2 aasta pikkuse valmistamise järel valmis see aastal 1762. Selle disainist tuntud arhitekt Sir William Chambers, samal ajal kui selle valmistas Londoni tõllameister Samuel Butler. See tõld on väga suur, selle kaal on umbes 4 tonni. See on peaaegu 24 jalga pikk ja ulatub 12 jala kõrguseks. See tähendab, et see on isegi raskem kui paljud tänapäeva SUV-d. Oma suure kaalu tõttu ei piisanud 2 ega 4 hobusest. Selle vedamiseks oli vaja 8 hobust. Ja isegi kui 8 hobust vedasid seda, liikus see ikkagi väga aeglaselt. Tavaliselt oli see peaaegu sama kiire kui kõndiv inimene. Kuid just suurus ei olnud põhjus, miks Goat State Coach kuulsaks sai. Tõeline põhjus on selle roll Briti monarhia ajaloos. Alates kuningas William IV kroonimisest 1831 aastal on peaaegu kõik Suurbritannia kuningad ja kuningannad kasutanud seda tõlda oma kroonimisel. Seega iga kord, kui uus monarh troonile asub, on suur tõenäosus, et just seda sõidukit näeb kogu maailm. Kui sa vaatad iga selle detaili, märkad, et peaaegu ühtegi vaba kohta pole enam alles. Seal on erinevate sümbolite graveeringud, kuldsed kaunistused ja suured maalid mõlemal küljel. Need pildid kujutavad stseene Rooma mütoloogiast. Maalid tegi Itaalia kunstnik Giovanni Battista Cipriani. Vankri peal on 3 väikest inglit ehk kerubit.
Nad esindavad Inglismaad, Šotimaad ja Iirimaad, hoides käes mõningaid Briti kroonimise sümboleid. Alumises osas on 4 suurt Triitoni kujutist. Need on Kreeka mütoloogia olendid, kes on poolenisti inimesed ja poolenisti kalad. Selle aja kunstnike jaoks olid need kujundused kuningriigi jõu ja võimu sümboliks. Kuid selle tõllaga on üks üllatav tõsiasi. Väidetavalt oli see üks kõige ebamugavamaid sõidukeid, mida kuningad ja kuningannad kasutasid. Kuidas see võimalik on? Põhjus on lihtne. Kui Gold State Coach ehitati, polnud veel olemas tänapäevast vedrustussüsteemi, mida tänapäeva sõidukites kasutatakse. Metallist vedrude asemel rippus kogu tõllakere lihtsalt paksude lahkrihmade peal. Kui see üle aukude sõitis, ei kadunud rappumine kuhugi. Selle asemel kõikus kogu tõld veelgi rohkem. Iga hobuse sammu ajal liikus selle kere edasi ja tagasi. Kui tõld pööras, kõikus see tugevalt vasakule ja paremale. Selle tõttu tundus, nagu sõidaksid väikese paadiga, mida lained merel kõigutavad. See ei ole lihtsalt oletus. Seda on öelnud paljud Briti monarhid ise. Kuningas William IV, kes oli varem ka mereväe ohvitser, ütles, et tundis end sellega sõites, nagu oleks keset tugevaid laineid. Kuninganna Victoria vältis sageli selle tõlla kasutamist, sest talle ei meeldinud liigne rappumine. Kuningas George VI ütles samuti, et see oli üks ebamugavamaid sõite, mida ta kunagi kogenud on. Ja 2018. aastal küsiti kuninganna Elizabeth II dokumentaalfilmis Gold State Coachi kohta. Tema lühike vastus sai peaaegu kogu maailmas kuulsaks. Ta ütles, et see pole tegelikult tehtud mugavaks sõiduks. Ja kui järele mõelda, siis tal oli õigus. Gold State Coachi peamine eesmärk ei olnud muuta kuninga või kuninganna sõit mugavaks. Selle eesmärk oli näidata kõigile Briti valitsuse rikkust, võimu ja prestiiži. On veel üks kummaline detail. Selle suuruse ja kaalu tõttu on seda raske peatada. Royal Collectioni andmetel tuleb pidurdamist alustada juba kaugelt enne peatumiskohta. Carruage'i taga kõndis inimene, kes juhtis pidurit hoova abil. Üle 260 aasta jooksul on mõned osad välja vahetatud. Sellele paigaldati kummirehvid, et kasutamine oleks ohutum. Ka sees olevat varustust on mõnevõrra parandatud, kuid peamine detail, selle disain on peaaegu sama nagu see, mis tehti 1762 aastal. See tähendab, et kuni tänaseni kogevad kuningad ja kuningannad peaaegu sama rappumist, mida kogesid nende esivanemad. Rohkem kui 2 sajandit on möödas, nii et kuigi see ei ole ajaloo kõige mugavam sõiduk, jääb see endiselt üheks olulisemaks Briti monarhia sümboliks ja üheks kuulsaimaks kuninglikuks tõllaks, mille inimene on loonud. Number 8. Napoleoni liikuv juhtimistõld. Ajaloo jooksul oli üks tõld, mis ei olnud lihtsalt sõiduk. See oli ka kontor, magamistuba ja komandokeskus ühele Euroopa suurimale kindralile. See tõld kuulus Napoleon Bonapartele. Kogu oma sõjakampaaniate ajal oli ta peaaegu alati teel. Seetõttu vajas ta sõidukit, mis suudaks olla väike peakorter teel olles. Sellepärast lasi ta ehitada spetsiaalse sõjakäigutõlla. See polnud kõige ilusam. See polnud tema aja kõige uhkem tõld. Kuid see oli üks praktilisemaid ja tähtsamaid sõidukeid ühe Euroopa juhi jaoks. See oli mõeldud pikkadeks reisideks. Selle kere oli tugevam kui tavalistel tõldadel. Ja sellel oli parem vedrustus, et teeaukude põrutusi vähem tunda oleks. Aga tõeliselt muljetavaldav oli selle sisemus. Peaaegu igal ruumil oli oma otstarve. Oli eraldi koht lahingukaartide jaoks, oli eraldi sektsioon tähtsate dokumentide jaoks. Oli väike raamatukogu, kus olid raamatud, mida Napoleon reisimise ajal luges. Seal oli hõbedane teeserviis ja tarvikud, et saaks hommikust süüa isegi reisi ajal. Samuti oli reisikohver tema isiklike asjade jaoks. Ja mis kõige tähtsam, põitoole all oli peidetud kokkupandav laagrivoodi. Kui teda tabas ööteel olles, ei pidanud ta enam öömaja otsima. Ta võib magada otse vankri sees, samal ajal kui reis jätkub. Jõudes järgmisse sihtkohta, on ta valmis uue operatsiooni kavandamiseks. Lihtsalt öeldes oli see vanker nagu keisri mobiilne kontor. Kui hobused liiguvad, võib ta süüa, lugeda, koostada sõjaplaale ja juhtida oma impeeriumi. Kiirus oli ka Napoleoni jaoks väga oluline.
Ta oli tuntud oma kannatamatuse poolest ega tahtnud aega raisata. Seetõttu käskis ta oma kutsaritel kogu reisi vältel hoida kõige kiiremat, kuid ohutut tempot. Seetõttu kuulusid Napoleoni juhid tol ajal Euroopa parimate hulka. Kuid talle polnud oluline ainult kiirus. Turvalisus oli samuti tähtis. Iga kord, kui ta reisis, olid tal alati kaasas ratsaväelastest sõdurid saatjatena. Samuti planeeriti iga marsruut hoolikalt enne tema lahkumist. 19. sajandi alguses oli keisri reisimine väga ohtlik. Üks valeinfo või ootamatu rünnak võis muuta kogu sõja käiku, kuid saabus päev, mil Napoleoni valitsemine lõppes lõplikult. 18. juunil 1815 toimus kuulus Waterloo lahing. See oli lahing, mis lõpetas tema impeeriumi. Pärast Prantsuse armee kaotust liikusid Preisi sõdurid kiiresti edasi. Oma jälitustegevuses said nad enda valdusesse Napoleoni isikliku sõjakäigu tõlla. See oli peaaegu puutumatu. Kui nad vankri avasid, leidsid nad seest palju väärtuslikke esemeid, mis olid sinna jäänud. Seal olid kuldmündid, teemandid, isiklikud raamatud ja sööginõud. Seal olid ka sõjaväekaardid, mis näitasid Napoleoni operatsiooniplaane enne tema kaotust. Kuigi need plaanid ei omanud enam sõjas väärtust, sest lahing oli juba läbi, olid need ajaloolaste jaoks väga olulised. Tänu sellele mõistsid nad paremini, kuidas Napoleon mõtles ja planeeris oma valitsemise viimastel nädalatel. Pärast Waterloo lahingut sai sellest tõllast sõjatrofee. See vahetas mitu korda omanikku, enne kui see lõpuks Londonis avalikkusele välja pandi, kui üks oma aja kuulsamaid ajaloolisi eksponaate. Siiani on Napoleoni enda sõjakäigu tõld üks tähtsamaid ajaloolisi sõidukeid Euroopas. See ei ole kõige rohkem kullaga kaetud ega ka kõige ilusamalt dekoreeritud, kuid vaid vähesed tõllad on olnud tunnistajaks ühe impeeriumi langusele. Ja vaid vähesed sõidukid on olnud vaiksed tunnistajad ööl, mil Napoleon kaotas oma armee, oma võimu ja oma vabaduse. Number 7. Concordi postitõld, Ameerika Ühendriigid. Kui eelnevad vankrid selles nimekirjas olid tehtud kuningate ja keisrite jaoks, siis järgmine tehti tavaliste inimeste jaoks. Aga ära saa valesti aru. Sellel oli Ameerika ajaloos väga suur roll. See on Concordi postitõld. Aastal 1827 hakkas Abbott Downing Company valmistama postitõldu Concordi linnas New Hampshire'is. Varsti sai sellest kõige kuulsam sõiduk pikkadeks reisideks üle kogu Ameerika. Kui paljudes riigi osades veel raudteed ei olnud, oli see peamine viis, kuidas inimesed jõudsid kaugetesse paikadesse. Sellel sõidukil ei sõitnud ainult reisijad, vaid see vedas ka kirju, tähtsaid dokumente, raha, kulda ja erinevaid kaupu. Lihtsalt öeldes oli see oluline osa Ameerika arengust, kui nende asulad laienesid lääne suunas. Üks Concordi postitõlla parimaid omadusi oli selle vedrustus. Metallvedrude asemel kasutasid selle valmistajad paksusid nahast rihmasid. Kui see sõitis üle kivise tee, kõikus kogu tõllakere veidi edasi-tagasi. Selle tõttu vähenes raputuse tugevus võrreldes tõldadega, millel sellist disaini polnud. Aga ära arva, et sõit oli mugav. Tegelikult, kui sa oled selles vaid paar päeva sõitnud, võid sa pideva kõikumise tõttu iiveldust tunda. Tõlla sees on 3 istet, igal istmel 3 inimest. Seega saab sees sõita 9 reisijat. Kui sees on juba täis, istuvad mõned reisijad katusele koos oma pagasiga. Seal saavad nad otse päikese käes kuumust, vihma ja tolmu, kui tõld liigub. Reis St. Louis'is San Franciscosse kestab umbes 25 päeva. Iga 10–15 miili järel peatub tõld vahejaamades, et hobuseid vahetada. Seal söövad reisijad kiiresti enne, kui teekonda jätkatakse. Tollaste lugude järgi polnud toit vahejaamades eriti maitsev. Tavaliselt pakuti soolast liha, ube, kõvasid küpsiseid ja väga kanget kohvi. Öösiti magasid reisijad sageli lihtsalt jaama põrandal koos teiste reisijatega. Oli veel üks oht. Röövlid. Kuna paljudel postitõldadel oli kaasas raha ja kulda, olid nad sageli relvastatud bandiitide sihtmärgiks. Seetõttu oli paljudel reisidel kaasas relvastatud valvur, kes istus juhi kõrval ja hoidis käes jahipüssi. Siit pärineb ka tuntud väljend riding shotgun. Siiani peetakse Concordi postitõlda üheks Ameerika ajaloo kuulsaimaks sõidukiks.
Enne rongide ja moodsate sõidukite tulekut ühendas see kaugeid piirkondi riigis ning aitas kaasa inimeste, kaubanduse ja sideliikumisele kogu Ameerika piirialal. Number 6. Prantsusmaa viimane kroonimistõld. Kõigist Prantsusmaal valmistatud kuninglikest tõldadest on tänaseni säilinud vaid üks. See on kuningas Charles II kroonimistõld. See ei ole lihtsalt vala tõld. See on säilinud sümbol enam kui 1000 aasta pikkusest Prantsusmaa kuningate traditsioonist. Paljude sajandite jooksul, iga kord kui uus kuningas troonile tõusis, viidi ta spetsiaalse kroonimistõllaga Reimsi katedraali. Seal toimus Prantsuse monarhia kõige tähtsam tseremoonia. Kuid kui 1789 aastal puhkes Prantsuse revolutsioon, hävitasid, põletasid või purustasid revolutsionäärid paljud monarhia sümbolid. Selle hulka kuulusid peaaegu kõik Prantsusmaa kuninglikud tõllad. Selle tõttu on tänapäevani alles vaid üks kroonimistõld ja seda kasutas kuningas Charles Tihende. Praegu saab seda näha Versailles lossi tõllagaleriis, kus seda hoitakse hoolikalt kui üht Prantsusmaa tähtsaimat ajaloolist sõidukit. See tõld on väga suur. Selle pikkus ulatub peaaegu 6–6,5 meetrini ning kõrgus umbes 4–4,5 meetrini. Selle kaal on hinnanguliselt 4–5 tonni vahel. Peaaegu iga selle välisosa on kaetud kuldsete kaunistuste ja pronksskulptuuridega. Need ei ole lihtsalt tavalised kaunistused. Iga kujundus on loodud selleks, et näidata, et Prantsusmaa kuningal on jumalik õigus valitseda. Tolle ajal uskusid paljud inimesed, et kuninga võim on otseselt Jumala poolt antud. Seetõttu pidi isegi tõld ise näitama võimu ja hiilgust. Sisse astudes näeb paksu punast sametkangast, millel on üksikasjalik kuldne tikand. Punase ja kulla kombinatsioon on juba ammu olnud Prantsuse kuningliku perekonna sümbol. Aastal 1825 kasutas Charles d'Aix seda tõlda oma kroonimisel. Ta oli viimane Prantsusmaa kuningas, kes läbis traditsioonilise kroonimistseremoonia Reimsi katedraalis. Kuid oli suur probleem. Kui ta püüdis taastada kuningate endist võimu, muutus inimeste mõtteviis kiiresti. Pärast Prantsuse revolutsiooni toetas rohkem kodanike ideid vabaduse, võrdsete õiguste ja kuningate piiratud võimu kohta. Selle tõttu lõrgenes järk-järgult toetus vanale monarhia süsteemile. Lihtsamalt öeldes, kuigi Charles ehem kroonimine oli väga uhke, ei uskunud paljud enam sõnumisse, mida ta soovis näidata. Vaid 5 aastat hiljem puhkes 1830 aastal juulirevolutsioon. Charles Tihend oli sunnitud troonist loobuma ja saadeti Prantsusmaalt välja. Samal ajal lõppes lõplikult ka Bourbonide restauratsiooni ajastu. Reimsi katedraalis ei toimunud enam kunagi traditsioonilist kroonimist ja ükski järgnev Prantsuse kuningas ei kasutanud enam sellist kroonimisvankrit. Seetõttu sai sellest tõllast vaikne mälestus Prantsusmaa viimasest katsest taastada oma kuningate endine võim. Tänaseni on see ainus Prantsuse monarhia kroonimistõld, mida avalikkus veel näha saab. See pole lihtsalt ilus tõld. See on oluline ajalootükk, mis tuletab meelde, kui kiiresti võib kuningriigi võim muutuda. Number 5. Qin Shi Huangi pronksvalkrid, Hiina. 1980. aastal avastasid arheoloogid Qin Shi Huangi haua lähedalt midagi. Qin Shi Huang oli esimene keiser, kes ühendas kogu Hiina. Teda tuntakse juhina, kes alustas Hiina müüri ehitamist ja kelle hauakambrit valvavad tuhanded terrakotasõdalased. Kuid seal ei leitud ainult sõdureid. Seal oli 2 erakordset pronksvankrit, mis olid maa sees olnud üle 2200 aasta. Need ei olnud päris suuruses. Need on vaid umbes poole suurused päris tõldadest. Aga ära arva, et need on lihtsad mudelid. Tegelikult on need ühed kõige kaunimad inseneritöö näited iidsetest aegadest. Kui need leiti, olid nende osad peaaegu purustatud, sest maa raskus oli nende peal väga pikka aega olnud. Eksperdidel kulus palju aastaid enne, kui nad suutsid need 2 vankrit uuesti kokku panna. Esimest vankrit nimetatakse kõrgeks vankriks. See on avatud vanker, millel on peal pronksist varikatus. Arvatakse, et seda kasutati saatesõidukina või keiserlike inspekteerimiste ja tseremooniate ajal. Teist vankrit nimetatakse mugavustõllaks. Selle disain on suletum, sellel on katus, aklad, mida saab avada ja sulgeda ning sees on eraldi sektsioon. Paljud ajaloolased usuvad, et see on mudel, mis oli mõeldud just keisrile endale. Kuid kõige muljetavaldavam on selle koosnemus paljudest väikestest detailidest.
iga tõld koosneb enam kui 3400 eraldi pronksdetailist. See hõlmab telgi, rattaid, kodaraid, rakmeid, kette, tihvte ja erinevaid kaunistusi. Kõik need on valmistatud väga kõrge täpsusega. Isegi iga tõlla 4 hobust näevad erinevad välja. Nende näod, kehad ja asendid ei ole ühesugused. Need on valmistatud nii, et näeksid välja nagu päris hobused. Veelgi muljetavaldavamad on pronksist ohjad. Kuigi need on tehtud metallist, liiguvad need nagu päris nahk. Mugavustõlla akendel on ka pronksvõred. See laseb õhul sisse voolata, samal ajal blokeerides otsese vaate väljast poolt. Teisisõnu, neil oli privaatsuse kontseptsioon olemas juba üle 2000 aasta enne kaasaegsete sõidukite tekkimist. Neid 2 pronksist kaarikud ei kasutatud kunagi tegelikuks reisimiseks. Need valmistati ainult miniatuurseid koopiaidena, mis maeti koos keisriga. Vana-Hiina inimesed uskusid, et nende valitseja saab neid kasutada ka teispoolsuses. Kuid isegi kui need olid vaid mudelid, ei hoidnud valmistajad millegi pealt kokku. Selle asemel, et teha lihtne disain, kopeerisid nad peaaegu iga detaili tõelisest keiserlikust tõllast. Seetõttu uurivad insenerid ja arheoloogid nende valmistamisviisi tänaseni. Xinshi Huangi 2 pronksvankrit ei ole lihtsalt väärtuslikud artefaktid. Need on ka ühed parimad tõendid selle kohta, kui kõrgel tasemel olid iidse Hiina inseneriteadus, metallitöö ja käsitöö. Enam kui 2200 aastat tagasi. Number 4 Katariina Suure, keiserlik tõld, Venemaa. Katariina Suure ajal ei olnud kuninglikud tõllad mõeldud ainult reisimiseks. Meid kasutati ka selleks, et näidata Vene impeeriumi võimu ja rikkust. Katariina valitses aastatel 1762 kuni 1796 ja ta soovis tõestada, et Venemaa suudab võistelda Euroopa kõige võimsamate kuningriikidega. Mõnda tema tõlde võib siiani näha Moskva Kremlis asuvas relvakambris. Need on väga suured ja neid veavad 8 hobust. Kere on valmistatud puidust, kuid kaetud kullalehega ning kaunistatud uhkete maalide ja pronksdekoratsioonidega, mis sümboliseerivad keisrinna võimu. Siispool võib näha siidi, sametit, kuldtikandit ja muid kalleid kaunistusi. Kuid seda ei tehtud ainult ilu pärast. Iga avalik rongkäik oli Ekateriina viis näidata rahvale oma valitsemise jõudu. See oli ka vaikne sõnum teistele riikidele, et Venemaa on nüüd võimas impeerium. Sellise tõlla valmistamine polnud samuti lihtne. Venemaa on väga suur ja tihti on teed mudased, jäised või auklikud. Seetõttu pidi iga tõld lisaks ilus olemisele olema ka väga vastupidav. Seetõttu ühendasid Vene tõllameistrid Euroopa parimad tehnikad ja Venemaa kliimale sobivad materjalid. Tulemuseks olid tõllad, mis polnud mitte ainult luksuslikud, vaid ka piisavalt vastupidavad pikkadeks reisideks. Need on tänaseni ajastu sümboliks, kui Katariina Suur näitas kogu Euroopale Venemaa kasvavat võimu. Number 3. Londoni Lord Mayori ametitöld. Londonis on üks tõld, mida on kasutatud üle 260 aasta. See on Lord Mayori ametitöld. See valmistati 1757 aastal ja seda kasutatakse siiani igal aastal Lord Mayor's Show'l, mis on tseremoonia uue Londoni linnapea jaoks. See on üks vanimaid tseremoniaalseid tõldasid maailmas, mida kasutatakse endiselt regulaarselt. See on kollase ja kuldse värviga ning täis nikerdusi ja Londoni linna sümboleid. Kuigi see on valmistatud puidust, on selle eest väga hästi hoolitsetud, mistõttu on see endiselt heas seisukorras isegi pärast mitut sajandit. See traditsioon sai alguse juba aastal 1215, kui Londoni elanikud said loa valida endale oma enda linnapea. Sellest ajast alates on uue Lord Mayori paraadist saanud tseremoonia osa linnas. See tõld on üle elanud sõjad, tulekahjud ja isegi teise maailmasõja. Tänu pidevale restaureerimisele on see tõld siiani kasutusel ja töötab veel tänapäevalgi. Autode ja lellukite ajastul tuletab see tõld endiselt meelde Londoni üle 800 aastast ajalugu. Number 2. Rooma võidusõidukaarik, Vana-Rooma. Kui Vormel 1 on tänapäeval üks populaarsemaid motosporte, siis Rooma võidusõidukaarik oli selle ekvivalent Vana-Roomas. Seda kasutati Circus Maximuses, mis oli Vana-Rooma suurim võidusõiduareen. Kaarik oli kerge ja sellel oli vaid 2 ratast. Seda vedasid 2 kuni 4 hobust ja see oli loodud väga suure kiiruse jaoks. Selle tõttu juhtus sageli kokkupõrkeid ja tõsiseid õnnetusi. Kui kaarik ümber kukkus, võis juht veelgi lohistada saada, sest hobuste ohjad olid tema keha ümber keeratud.
kuid selle ohutasuks oli tohutu kuulsus ja rikkus. Üks kuulsamaid kaarikujuhte oli Gaius Apuleius Diokles, kes võitis üle 1000 võidusõidu. Ajaloolaste sõnul oli ta üks ainult piikmaailma enim teenivaid sportlasi. Rooma võidusõidutõld näitab, et juba üle 2000 aasta tagasi armastasid inimesed kiirust, võistlust ja spordimeelelahutust. Number 1. Diamond Jubilee riigitõld, Ühendkuningriik. Diamond Jubilee riigitõld on Briti kuningliku kogu kõige uuem tõld. See tehti 2012 aastal kingitusena kuninganna Elizabeth II. Mis teeb selle ainulaadseks on see, et paljud selle valmistamisel kasutatud materjalid pärinevad Suurbritannia ajaloolistest paikadest, sealhulgas Londoni Towerist, HMS Victoryst ja teistest tuntud hoonetest ja monumentidest. Seetõttu on see nagu liikuv muuseum. Erinevalt vanast Gold State Coachist on see tõld kaasaegne. Sellel on hüdrauliline vedrustus, küte ja elektriaknad, mis muudavad sõidu palju mugavamaks. Kuningas Charles III kasutas seda pärast oma kroonimist 2023 aastal. Diamond Jubilee State Coach ühendab endas kaasaegse tehnoloogia ja üle 1000 aasta Briti ajalugu. Seetõttu ei ole see lihtsalt tavaline kuninglik tõld. See on ka Briti monarhia pika ajaloo sümbol, mis elab edasi tänapäevani.